Täna siis vaatame erinevaid geopiirkondasid ja kuidas neid saab kasutada ja oma ettevõtte jaoks tööle panna. Esimene geopiirkond on tehtud Viru väljakule ja on lisatud ka siis Viru väljakul olev videokaamera reaalajas vaade. Et igaüks saab lisada ka enda ettevõtte, näiteks kui teil on olemas depood või on ettevõtte territoorium varustatud kaameravalvega, saate täpselt samasugused reaalajas kaamera pildid panna ka siia GPS jälgimiskeskkonda jooksma, et on siis kõik ühes kohas, nii videovalve kui autovalve. Et see tegelikult on väga lihtne. On siit selle geopiirkonna omadused võtame lahti. Siin on lisatud siis see täpne kood, kuidas iFrame'iga lisada geopiirkonnale ka live streaming ehk siis otse videovaade. Lisan selle koodiga video all olevasse kirjeldusse, et igaüks saaks selle kopeerida oma kontole ja oleks selline esimene näidis geopiirkond koos reaalajas videovaatega oleks olemas. Nii, hakkame siis erinevaid geopiirkondasid vaatama ja mis on siis nende võimalused. Esimene oli siis Viru ringi geopiirkond koos otse videovalvega või otse videovaatega. Teine geopiirkond on selline huvitav tehasladu nimega geopiirkond, kus kliendi soov oli, et selles geopiirkonna otsas on tehas, kus siis toodetakse mingisugust toodet ja teises geopiirkonna otsas oli ladu. Ja autojuhil oligi siis lubatud sõita ainult tehasest lattu, kaup maha panna ja siis tagasi sõita uuesti tehasesse. Et ei olnud lubatud antud geopiirkonnast välja sõita ja iga kord, kui siis sellest marsruudist kõrvale kalduti ja geopiirkonnast välja sõideti, tuli ettevõtte transpordijuhile tuli siis teavitus, et marsruudist on kõrvale kaldutud. Võtame siit dialoogid lahti ja sellise geopiirkonna puhul kasutame siis tüüpi liin. See siis teedele teeb geopiirkonna ja kui siis nendest teedest väljutakse, tuleb vastav teavitus. Võtame järgmise geopiirkonnas. Siin on lihtsalt lisatud jällegi võimalus vaadata kiiresti ilmateadet. Jällegi saab vastava iFrame'i lisada siis geopiirkonna juurde ja te näete näiteks Tallinna ilmateadet. Et selle koodi võib igaüks jälle ise kopeerida oma geopiirkondadesse ja saab ilma vaadata. Järgmised geopiirkonnad on siis sadam ja lennujaam. Võtame näiteks lennujaam. Et kui te teenindate mõnda klienti ja teil on vaja siis täpselt näha, et millal teie masinad on lennujaama jõudnud, kui kaua nad on siin viibinud, palju nad siin kilomeetreid on läbinud, siis selline geopiirkond aitab väga hästi arvestust pidada. Ja kui teil on vaja näiteks kliendile teha eraldi konto, et ta näeks ainult siis konkreetses geopiirkonnas tehtud töid, siis saame ka selle teile teha, et teie klient ei näe väljaspool seda geopiirkonda toimunud töid, sõite, et need jäävad kõik teile privaatseks, mis siis toimub väljaspool seda geopiirkonda. Teine geopiirkond on sadam. Samamoodi, kui teil on sadamas vaja käia erinevaid töid tegemas, teil on kokku lepitud, et sadama territooriumil tohib sõita ainult näiteks 20 kilomeetrit tunnis ja iga kord peavad teil vilkurid töötama, kui te siin teete mingisugust teenindustööd. Ja teie mees on näiteks unustanud vilkurid tööle panna, siis nii kui selles geopiirkonnas liigutakse, ilma et vilkur oleks sisse lülitatud, tuleb teile kohe email teavitus.
ja samamoodi kui kiirust näiteks ületatakse antud territooriumil. Ja samamoodi tuleb siis igakuine aruannete alt saate võtta geopiirkonda aruande ja näha siis, kui palju teie masinad terve selle kuu jooksul antud geopiirkonnas viibisid, mitu tundi, kui palju kilomeetreid läbiti, palju ajaliselt oli ja annab sellise hõlpsa võimaluse teha koondarve teie koostööpartneritele. On siis kas erinevad ettevõtted, on see sadam, lennujaam, teete koristusteenust 10 erinevale ettevõttele, teete geopiirkonnad 10 tükki ja kuu lõpus on väga lihtne võtta geopiirkonna aruanne ja selle põhjal siis teha koondarved. Siin on jälle üks videovõimalus lisatud. Saab panna otsevaadet looduskaameratest, mis iganes, kõik on teie enda fantaasia küsimus, mida te soovite siia keskkonda lisada, kõik on võimalik. Lihtsalt, kui te ise sellega toime ei tule, siis küsige meie käest abi.